Tere õhtust siis armsad, et kuna mul oli täna selline pikk päev, ma pidin käima oma asjatoimetusi toimetama ja kuna ma liigun bussiga, siis lihtsalt ma ei jõudnud selle lugemise ajaks, kuigi kell on alles 6 läbi 10 minutit, aga ma ikkagi otsustasin, et ma loen teile sisse järgmise osa 14. peatüki Armastuse rütt. Ja siin tuleb juttu siis süda, veri ja vereringest. Süda on südame-veresoonkonna keskus, mis talitleb koos verd kogu kehasse laiali, andva veresoonte võrgustikuga. Hapnik ja vajalikud toitained viiakse arterite kaudu kõikide rakkudeni. Hapniku ära andnud veri liigub mööda veeni tagasi. Südame tuksumine paneb vere ringlema. Süda ja veri on vastavuses armastusega. Kui veri annab elu, siis armastus annab elule tähenduse ja suuna. Armastuse ja eluga käivad kaasas nende vastandid hirm ja surm. Armastus on ekspansiivne ja kõikehõlmav ning viib teiste inimesteni, kuna hirm on kokkukiskuv ja eraldav osadusest tagasi tõmbab. Armastus ümbritseb hirmu, aga ilma armastuseta muutub hirm vihkamiseks. Mida rohkem me avame oma südame, aktsepteerides nii ennast kui ka kõiki teisi olendeid, seda suuremaks kasvab armastus, kuna hirm kahaneb. Ilma armastuseta pole elul mõtet. Kui süda seiskub, kaob elu. Süda sümboliseerib kõiki armastuse aspekte romantilisest jumalikkuseni. Me ütleme, et inimene on külma südamega või südametu, kui temas pole armastust ja soojust. Aga kui inimene on armastav ja lahke, siis ütleme, et tal on soe süda või suur süda. Me jätame oma südame erinevatesse kohtadesse maha. Vahel on meie süda murtud, puperdab suurest rõõmust või peksleb tugevalt kirehoos. Südames on üksnes puhas, püsiv ja alatine armastus, nagu see tingimusteta armastus, mida tunneb laps kõikide olendite vastu. Ometi sunnivad aastate vältel kogetud konfliktid ja valu meid armastust alla suruma ja eitama, lukustades südame nii, et selleni ei ole võimalik jõuda. Lisaks peab meie ühiskond armastuse väljendamist sentimentaalseks ning me peidame oma tunded piinlikkuse, hirmu ja keeldumise taha. Lahutatud armastuse jõust muutub elu pealiskaudseks, hoolimatuks ja üksildaseks. Kui meist pole tugevat sidet armastusega, oleme oma allikast ära lõigatud. Iseendale võõrad, lukus südame jaoks on terve maailm täis ebatäiuslikkust, usaldamatust ja teotust. Süda. Küüniline, enesekeskne suhtumine, mis põhjustab nagu eespool kirjeldatud sagedasi vihahooge ja agressiivset käitumist, on südame-veresoonkonna haiguste oluliseks riskifaktoriks. Tähtis on ka elustiil, ületöötamine, liiga suur surve ja stress nõrgestavad tervet organismi. Peamiselt aga piiravad aega, mis jääb treeninguteks, lõõgastumiseks, meelelahutuseks ja armastavaks suhteks. Liigne alkohol nõrgestab maksa ja immuunsüsteemi. Suitsetamine suurendab adrenaliini hulka, mis koormab südant. Rasvarikas toit, eriti punane liha ja piimatooted, võib suurendada südameatakkide hulka, põhjustada arterite jäigastumist ja muid haigusi.
Need riskifaktorid koos viitavad elustiilile, mille puhul inimene ei hoolitse enda eest, ei austa ega hellita ennast. Tavaliselt on see tingitud materiaalse rikkuse tagaajamisest emotsionaalse tasakaalu hinnaga, vajadusest säilitada kontrolli, eriti oma tunnete üle, võib olla valulike mälestuste minevikust pärit valu või trauma, aga võib olla ka leina, depressiooni ja armastatu kaotusest põhjustatud südame murdumise tõttu. Suletud süda võib tähendada, et oleme kurdid oma armastuse vajaduse suhtes. Südame tervendamise juurde kuulub seega oma sisemiste haavade hirmu, vigastuste tervendamine, tõkete väljapäästmine ja vastuseisu kaotamine. Siin on tegemist iseenda aktsepteerimise ja armastamisega. Kui eitame oma vajadusi, siis on meie armastus teiste vastu piiratud ja tingimuslik. Kui aktsepteerime oma ebatäiuslikkust, siis suudame aktsepteerida ning armastada tingimusteta kõiki olendeid sellistena, nagu nad on, tunnistades, et me kõik oleme inimesed. Üks elu tähtsamaid õppetunde on õppida avama südant. Kuulata, austada, usaldada seda, mida me oma südames tunneme. Isegi kui südame hääl võib tunduda ebaloogiline ja mõistuse päratuna, teame me intuitiivselt, et see on realistlikum ja tähendusrikkam kui kõik mõistuse esitatud argumendid kokku. Avatud süda märkab igas olendis tema kaasasündinud ilu. Temas pole ruumi enesekesksusele. Selle asemel teadvustab süda tervikut, mille osa igaüks on. Avatud süda kogeb suurt armastust, mis ei sõltu millestki ega kellestki. See lihtsalt on olemas, nagu on olemas päike, mis paistab ühtmoodi kõigi peale. Ja nüüd on üks harjutus, mida saab ise proovida. Südamesse hingamine. Katkesta korraks lugemine ja hinga südamesse. Sea end mugavalt istuma, sule silmad ja hinga loomulikult, kuid suuna tähelepanu hingates südamesse. Piirkonda rinnakorvi keskel. Tunneta, kuidas süda avaneb iga hingetõmbega. Igal väljahingamisel vabasta pinged. Soorita seda harjutust mõni minut, lastes ennast seejuures lõdvaks. Kas tajud seda piirkonda? Kas tajud seal asuvate tunnete sügavust ja suurust? Hinga loomulikult ilma pingutamata, vaju tervenist ja alla südamesse. Kui tunned, et oled lõpetanud, seejärel ava silmad. Nagu kirjeldatud, asub süda kohas, mille kohta me ütleme mina. Me teame, et see on meie tõeline mina. Süda väljendab kogu meie kirge, imetlust, pühendumust, hirmu, valu, iha, püüdlusi, tänulikkust ja rõõmu. Suu abil sõnade intonatsiooni ja suudlustega, õlgade, käsivarde ja käte abil, kui väljendame oma tundeid kallistades, emmates, eemale tõugates ja tagasi lükates, seksuaalsuse kaudu hoolides ja jagades. Turi sümboliseerib südame tagakülge, eitatud ja mahasurutud tunded, mida me eemale tõukame, viha, rahulolematust ja kibestumist. Rind sümboliseerib südant sellisena, nagu me seda maailmale näitame. Kas sul on rind ette lükatud, et luua petlik mulje tugevast südamest? Või on su rind sisse vajunud, nagu oleks süda paljudest saadud löökidest kokku varisenud? Süda on tugev elund ega anna kergesti alla. Ta töötab pidevalt kogu elu, ilma et me seda endale teadvustaksime. Südame haigus tähendab, et sellesse võimsasse süsteemi on tekkinud ebakõla
sügav rahulolematus või kurbus. Stenokardia ehk rinnaangiin kujutab endast rindkere pingestamist, mis tekib, kui südamearterid ahenevad ning veri ja hapnik ei jõua südamesse. Tavaliselt vallandub haigust treeningu ajal, liigse vaimse või emotsionaalse stressi korral või siis, kui organismi hapnikuvajadus on suurenenud sedavõrd, et ületab keha võime reageerida ning tasakaal varude ja nõudluse osas variseb kokku. Stenokardia võivad esile kutsuda ka vähem pingutust nõudvad tegevused nagu suitsetamine, liigsöömine, samuti ülearune muretsemine teiste pärast. Kuna stenokardia tekib veresoonte ahenemise tagajärjel, siis viitab haigus meie vastuvõtuvõime vähenemisele. See puudutab eriti armastuse ja hoolitsuse vastuvõtmist ning abi või nõu palumist. On suur soov säilitada kontrolli, teha kõik ise. See kahandab meie sisemisi ressursse ning kui koormus suureneb, ei jätku varusid. Ja meil pole midagi anda. Itsikus rinnus viitab konfliktile, mis tekib, kui varud vajavad täiendamist, kuid sa oled võimetu seda vastu võtma. Samuti võib haigus osutada, et me anname liiga palju teistele ja liiga vähe endale. Stenokardia on mööduv haigus ega põhjusta alati kestvaid kahjustusi, kuid see on keha hoiatus meile. Punane tuli, et me kurname teda ja eirame eluliselt tähtsaid vajadusi. Kas sa pead alati vastutama ja kas sul on raske abi paluda? Kas oled muutunud vaenulikuks ja agressiivseks, hoolimatuks teiste suhtes, kui nad sinu teele ette jäävad? Kas raha hankimine ja edukus muutuvad sinu jaoks tähtsamaks kui looduses jalutamine ja lastega mängimine? Kas sinult nõutakse liiga palju ja sa tunned, et ei suuda nendele nõudmistele vastata? Või tegeled sa liiga palju teiste inimeste probleemidega? Stenokardia ütleb, et tasakaal meie elus on kadunud. Pendel liigub ühes suunas liiga kaugele. Ta palub, et pööraksime rohkem tähelepanu tunnetele oma südames. Nii. Nüüd tuli siia siis väike paus. Et täna ma loen siiani. Ja siis reedel loen jälle edasi. Et tänaseks on siis kõik.